Soovin seda nüüd teie ekraanil näidata. Iraan viis läbi avaliku hukkamise poomise teel 3 inimese suhtes, kes kõik arreteeriti mõni kuu tagasi režiimi jõhkra protestide mahasurumise käigus. Vaadake seda New York Posti postitust. 19-aastane maadlusemeister Soleim Hamad väidetavalt piinati, et sunniks teda üles tunnistama Jumala vastu sõjapidamist. Iraani Islaamivabariik eiras USA välisministeeriumi hoiatust mitte jätkata hukkamistega. President Trump oli viimastel kuudel samuti hoiatanud. Iraani raportite järgi hukati 3 inimest avalikult poomisega. Kutsun nüüd Jonathan Rui, Ginza liikme, sellest kõigest pikemalt rääkima. Jonathan, aitäh, et liitusid meiega ja aitasid juhtumit analüüsida. Aitäh vastuvõtu eest, hea olla tagasi. Ja kõigepealt tahaksin alustada sellega, et küsida sinu käest, millist sõnumit tundub Iraan nende avalike hukkamistega edastavat? Avalikes kohtades, kus on palju pealtvaatajaid. Jah, ma mõtlen, kindlasti on see kohutav uudis kahjuks veelgi kohutavam, sest see ei üllata enam kedagi. Seda tegi Iraani režiim juba rahuajal. Nad olid maailmas oma kodanike hukkamiste poolest teisel kohal ja tegid seda sageli groteskelt ja avalikult. Need on režiimi tegevused, kes teab, et tema enda rahvas on saanud tema peamiseks vaenlaseks. Ja ma arvan ka, et see konkreetne juhtum on sümboolne režiimi suuremast sõnumist, mis on selles sõjas. Me võidame olles visad ja olles vägivaldsemad kui kunagi varem. Seda võib näha nendes hukkamistes ja režiimi poolt tapetud kõrgete ametnike asendamises USA ja Iisraeli õhurünnakutes alates sõja algusest. Kõik alates kõrgeimast juhist kuni keskastme ametnikeni asendatakse inimestega, kes on Iraani süsteemis kindlasti vähem pädevad või vähem austatud. Aga see ei ole eesmärk. Eesmärk on näidata, et Iraani režiim panustab veelgi rohkem vastupanule. Me ei anna alla ja venitame selle sõja pikemaks ja valusamaks, kui vaenlased taluvad. Me teame ka, et juba mitu kuud tagasi, kui protestid kasvasid ja nägime tuhandeid inimesi tänavatel kogunemas, räägiti nendest hukkamistest ja president Trump ütles, et ta rääkis sealsete ametnikega ning neid hukkamisi ei toimu. Nüüd, kui andmed on avalikud, kuidas president Trump reageerib? Kas sa arvad, et ta vastab? Nii et jah, ma arvan, et me oleme praegu veidi teistsuguses olukorras arvestades, et sõda juba käib. Ma arvan, et president Trumpil on praegu palju prioriteete, millele keskenduda. Prioriteet number 1 on püüda avada Hormuzi väin ja vähendada Iraani sõjalisi võimekusi, et nad ei ohustaks rahvusvahelist meretransporti. Aga ma arvan, et see, mida me praegu näeme seoses Iraani sisemise käitumisega, on osa suuremast suundumusest, mida seni on peamiselt juhtinud iisraellased. Esiteks püüavad nad kasutada Iisraeli uskumatuid luurevõimeid, et leida ja kõrvaldada Iraani ohvitsere ning see on üks Iraani režiimi reaktsioonidest sellele. Samuti kasutatakse neid hukkamisi sõnumi saatmiseks Iraani rahvale. Meie, Ameerika Ühendriigid ja Iisrael, toetame nende jõupingutusi režiimi lõpetamiseks, nagu Trump ja Netanyahu kohe alguses ütlesid. USA ja Iisraeli operatsioonide eesmärk on õõnestada ja vähendada Iraani sõjalisi võimekusi, mida kasutatakse nii piirkonna destabiliseerimiseks kui ka oma enda rahva mahasurumiseks. Kui neid veelgi kõrvaldatakse, loodame, et Iraani rahvas, nagu Trump ütles, võtab valitsemise tagasi. Me peaksime ootama rohkem selliseid meeleavaldusi, sest oleme seda juba näinud nädalate kaupa, kus paljud inimesed on tänavatel. Ma tahan näidata seda videot, et sa näeksid kaadreid mõne kuu tagusest ajast. Me peaksime ootama, et sellised stseenid korduvad lähiajal, nädalate ja kuude jooksul. Ma arvan, et kindlasti peaksime ootama, et protestid ei kao kuhugi. Iraani rahvas on näidanud, et hoolimata kõigist kohutavatest asjadest, mida režiim riigiga teeb, sealhulgas tuhandete, võib-olla isegi 10 000 Iraani meeleavaldajate hukkamine ja tänavatel tulistamine selle aasta alguses. Iraani rahvas teab, et lõppkokkuvõttes on küsimus selles, millal, mitte kas režiim kukub.
ma arvan, et üks huvitavamaid arenguid, mida me hiljuti nägime, on see, et nüüd on Ameerika Ühendriigid ja Iisrael saavutanud õhuülekaalu Iraani lääneosa üle. Vähemalt seal, kus asuvad peamised linnapiirkonnad. Iisraelil on stand-in võimekus kasutada väikseid ründedroone Basiji kontrollpunktide jälgimiseks ja hävitamiseks. Need on siseturvalisuse jõud. See, mida me nägime, loob uue võrrandi ja sunnib režiimi tõsiselt ümber mõtlema. Seda, kuidas oma rahvast jõhkralt kohelda, mis pole kunagi nende mõtetest kaugel, isegi kui nad peavad välist ellujäämissõda. Sellest, mida me olukorrast aru saame. Kas on üldse võimalik, et keegi saab Iraanis õiglase kohtumõistmise? Kuulsime inimõiguste aktivistidelt, et see võitleja sunniti ütlema, et oli Jumala vastu. Siin tekib palju küsimusi. Kas üldse saab õiglast kohtumõistmist? Kindlasti mitte ja see ongi tahtlik, nagu sa ütlesid, Jumala vastu suunatud kuritegu on nagu teokraatia, kuidas Islamivabariik usub, et asjad toimivad. See sarnane paljude totalitaarsete režiimidega, nagu Nõukogude Liit, Natsi-Saksamaa või tänapäeva Hiina, kus eesmärk on takistada inimestel saada õiglast kohtumõistmist, kui neil on lootust õiglust otsida ja taotleda, siis lakkab Islamivabariigi režiim olemast ja kirjutab alla oma surmaotsusele. Me nägime seda režiimi vastuses protestidele selle aasta alguses, kui Iraani rahvas läks tänavatele öeldes, me tahame vett, elektrit ja valuutat, mis ei devalveeruks. Kaebuste kuulamise asemel kasutas režiim sõjalist jõudu ja tapvat vägivalda, et inimesi tänavatel massiliselt tappa. Ta kasutas presidendina repressioone ja jõudu, mitte kaebuste kuulamist. Nad arreteeriti. Sõnumid omistati talle. Varem veel üks ähvardus president Trumpile ja Ebrahim Raisile ning loomulikult ka Iisraelile. Aga me ei tea isegi, kas ta teeb need avaldused ise, eks? Aga seda isegi teab, ma arvan, et meie, nagu president Trump ütles, tema võib. Mojtaba, uus ülemjuht, eelmise juhi Ali Khamenei poeg, võis väga hästi viga saada USA õhurünnakutes, nagu me kuulsime, või Iisraeli õhurünnakutes, kuulsime seda. Sõja algul levisid ka teated, et ta hukkus samades rünnakutes, mis tapsid tema isa. Aga nagu sa ütlesid, ta on seal põhimõtteliselt selleks, et olla sümboolne kuju, sümbol nii välismaailmale, kui, mis veelgi olulisem, Iraani rahvale. Et režiim ei kao kuhugi, režiim ei kavatse oma poliitikat leevendada isegi suure rünnaku surve all. Aga üks asi, mida me praegu näeme ja mis oli juba enne sõda käimas, on see, kas revolutsiooni kaardivägi IRGC kontrollib tõesti kõike. Kulisside taga kontrollisid nad juba enamiku majandusest. Enne sõda surusid nad Iraani rahvast maha, nüüd võtab IRGC sõja ajal riigi üle kontrolli. Mojtaba uus kõrgeim juht võib olla selle kõneisik või midagi muud. Homme möödub 3 nädalat operatsiooni eepiline raevalgusest. Niisiis, mida täpselt sa hakkad jälgima järgmiste tundide ja päevade jooksul? Ma arvan, et seda on ilmselt juba palju öeldud, aga operatsioonid lähenevad murdepunktile. Ma ei usu, et nad on veel haripunktis. Ameerika Ühendriikidel ja Iisraelil on veel palju teha. Aga ma arvan, et arvestades viimaste nädalate operatiivset edu, kui Iraani õhutõrje ja raketid kõrvaldati, keskendume nüüd nende mereväe võimekuse neutraliseerimisele. Eesmärk on takistada neil jätkuvalt ohustada väina ja püüda seda sulgeda, isegi kui nad pole veel USA mereväge otseses lahingus võitnud. Usun, et see saab olema raskuspunkt, kuigi see pole praegu peamine fookus. Selleks, et president Trump ja peaminister Netanyahu saaksid kuulutada selle sõja edukaks, isegi kui režiim ei kukuks kokku, nad peavad näitama, et on oluliselt neutraliseerinud Iraani tuumaprogrammi, lisaks sõja alguses tabatud paikadele. Ja juunis nõuab see raskeid otseseid otsuseid selle kohta, kuidas rünnata mõningaid salajasi Iraani objekte, mis asuvad maa all. Arutatakse USA merejalaväelaste ja teiste vägede saatmist kas Väina lahepiirkonda või Hargi saarele. See on eluliselt tähtis, kuid küsimus on, kas maismaa jõude on vaja Iraani maa-aluste tuumarajatistega tegelemiseks,
mida selles või eelmisel aastal konfliktis ei tabatud. enne kui sind vabastan, veel üks küsimus. Kuulsime Araabia Ühendemiraatide ametnikelt Iraani droonidest, mis on piirkonnas lennanud. Sama olukord on paljude nende Pärsia lahe Araabia riikidega. Mida see sulle ütleb? Fakt, et Iraan ei tulista mitte ainult Iisraeli pihta, vaid siib ka USA ametnikke ja operatsioone nendes Pärsia lahe Araabia riikides. Ma arvan, et see viib meid Iraani strateegia tuumani selles sõjas, võrreldes varasemate konfliktidega Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga. Iraan on öelnud, et peab seda sõda režiimi ellujäämise võitluseks. Ja varasemad piirangud sihtmärkide ulatuse või selle kohta, kui kaua nad on tegelikult valmis võitlema, kõik need piirangud on nüüd kadunud. Iraanlased soovime, et USA kogeks valu otseselt ja kaudselt. On ainult teatud piir, kui palju kahju Iraan suudab meie sõjaväele põhjustada. Seetõttu ründavad nad nõrku kohti, testides Pärsia lahe liitlaste otsustavust vastu pidada ka majanduslike raskuste korral. Samuti ei tohiks me alahinnata abi, mida Iraan saab Venemaalt, kes sihib ametivõime, saatkondi, konsulaate ja peamisi sõjalisi võimekusi piirkonnas. Eeldan, et iraanlased jätkavad sellega nii kaua kui võimalik, eriti kuna isegi kui nende raketid lastakse pidevalt alla, on nad näidanud, et kui mõned droonid suudavad läbi pääseda, võivad need põhjustada ebaproportsionaalselt suurt kahju ja see on osa Iraani suuremast eesmärgist. Jonathan Rui Jeansast, aitäh, et meiega vestlesid. Kas jätsime midagi mainimata? Ma tean, et me käsitlesime palju, aga kas on midagi, mida sa tahaksid enne lõpetamist veel mainida? Üks küsimus muutub üha vaieldavamaks. Kui sõda jätkub, tekib küsimus, kas USA vajab oma globaalseid partnereid ja liitlasi selle võitluse toetamiseks eri viisidel. Viimastel päevadel on näha pingeid USA ning mõnede Euroopa ja Aasia liitlaste vahel, hoolimata erimeelsustest sõja alguse osas. Arvestades Iraani võimet konflikti laiendada ja majanduslikke tagajärgi põhjustada, on koalitsioonide loomine ning liitlastega suhete juhtimine väga oluline. Ameerika Ühendriigid on Iisraeliga seni hästi koostööd teinud, hoolimata väikestest erimeelsustest, kuid nüüd on vaja ülemaailmset pingutust. Ameerika Ühendriikide juhtroll on vajalik ka siis, kui liitlased ja partnerid ei osale otseses lahingutegevuses. Aitäh, et olite meiega. Hindame seda väga. Suur tänu ka teile.